Tere taas, head AK põllupildi vaatajad! Nagu näete, siis kombainid on kuuri alla ära pargitud ja nende jaoks sel aastal töö lõppenud, ootavad järgmist hooaega. Koristus algas meil 12. juuli ja lõppes 11. august ehk kuu ajaga sai joon alla. Et eks väga hiliseid kultuure meil sel aastal külvatud ei olnud ja seetõttu asi kiiresti ühele poole sai. Üldiselt hakkavadki põllud puhtaks saama, ega siin midagi väga palju jäänud ei ole, mõned üksikud põllud veel on. Eks siit tulebki minna vaatama, mis tööd käimas on. Rapsipõllud nagu ikka, septembri alguseks esimesed külvid kuu aega juba kasvada saanud. Tuleb hakata mõtlema kasvu reguleerimise peale ja täna ongi paslik vaadata, mis see kasvustaadium on siin. Kui tavapäraselt selline kuu aega pärast külvi on rapsid sellised päris suured juba ja hakkavad maad katma, siis sel aastal see viimase 2 nädala veidikene tagasihoidlikum temperatuur ja rohked sademed on rapsi arengut natukene tagasi hoidnud. Ja võikski öelda, et siin põllul, mis on külvatud 3. august, on tänaseks välja arenenud selline 4 päris lehte ja 5 siit keskelt tulemas. Ja taimik on pigem ütleks veel väike, et sellise Kaaruksi ja Juventuse kasutamisega tuleb kindlasti veel oodata. Aga Alo, räägi, kuidas Virumaa pool, et kuidas seal varasemad külvid välja näevad ja millal üldse viimased külvid siin mulda pisteti? Ega siin kandiski asi parem ei ole. 2. augusti külv ja raps on alles 3 pärislehes ja needki üsna väikesed. 4. pärisleht tuleb, et see 2 nädalat augusti keskel külma ja vihma on rapsi arengule jätnud see aasta päris tugeva jälje. Aga ütleme nii, et enamus rapse sai siin augusti esimesel poolel maha külvatud. Aga laiemalt mõned külvid jäid ka ikkagi augusti lõpupoole ja tean, et ka augusti viimastel päevadel külvati päris ohtralt rapsi. Eks näha ole, kuidas järgmised soojad nädalad rapsi arengule mõjuvad. Loodame, et hästi ja raps areneb järgi. Kui võrrelda aastaid, siis praegu võrreldes eelmise aastaga rapsi areng päris palju maas. Aga nagu ma ütlesin, soe ilm, see kindlasti aitab rapsi arengus järgi ja ega praegu ongi hea aeg hakata kasvu reguleerimisele mõtlema. Julgen öelda, et selline nädal-poolteist ja siis on raps tugevas 5 lehes. Sellisel juhul kasvuregulaatori normiga ärge ikkagi tagasi hoidke. Kaaruksi kulunormiks 1 liiter, Juventuse kulunormiks 0,75 liitrit hektarile. Ja ma usun, et ühekordse kasvu reguleerimisega sellel aastal saab väga hea tulemuse. Nisu külviga oleme suurusjärgus poole peal. Praegu ju hea ideaalne olu külvamiseks, üsna kuiv ja õige aeg ka, septembri algus. Jah, poole peal oleme, pool on veel minna, et natuke veel rabelemist on. Aga Kristjan, kuidas sul Lõuna-Eestis? Kas külv täies hoos? Ikka külvame, aga mitte nisu, vaid taliotra. Et ka see kultuur vajab sellist varasemat külvi, et ta saaks ilusti sügisel võrsuda, sest sügisesed võrsed on ikkagi need, mis selle põhisaagi annavad. Ja kui täna talioder maha saab, siis läheb talinisu uuesti edasi. Aga mis siin edasi? Ega muud ei ole, kui umbrohutõrje kindlasti tuleb sügisel ära teha. See annab kevadeks aega. Ja nagu sa, Alo, isegi mäletad, siis eelmine aasta ütlesid, et osa jäi tegemata. Ja kevadel mäletan, kui rääkisid, et probleem on, et umbrohud kasvavad, aga pritsima ei saa minna, et öökülmad ja kõik muud. Ega tuleb juba läbi mõelda ka järgmised sammud, et sügisene herbitsiid on ennast viimastel aastatel väga hästi õigustanud.
Ka sellel aastal tasub herbitsiid ikkagi sügisel plaani võtta, kevadel on aega palju rohkem ja mis kõige olulisem, kevadel mõnda umbrohtu ei annagi üldse tõrjuda. Näiteks murunurmikas. Murunurmika vastu Flight Forte 2,5 liitrit hektarile oleks lahenduseks. Ja siin nagu ikka rääkinud põlluservadest, kus murunurmikas esmalt peale tuleb, et seal täisnormiga põllu keskel on murunurmika probleem väiksem, seal võib Flight Forte norm olla selline 2 liitrit hektarile. Aga selleks natuke on veel aega, siis kui teravili on tärganud ja ühes-kahes lehes oleks kõige õigem aeg pritsimiseks. Nagu ütlesin, siis päris kõik põllud ikkagi ei ole koristatud veel. Siin on käimas õlilina koristus ja tundub selline ilus, püstine, hästi koristatav kultuur olema, siis tegelikkuses see päris nii ei ole, et lina on selline huvitav taim, et tal moodustub sihuke kiud ja see kiud küll ta kipub mässima ja küll on teda raske lõigata, et kombainerid näevad päris kurja vaeva siin. Ja mis sellest linast siis saab, kui vanasti valmistati sellest ka nii-öelda kangast ja riiet, siis tänase päeval on rõhk just õli tootmisel. Ja siit linakupardest nii-öelda tulebki välja linaseeme, milles siis pressitakse linaõli. Selline huvitav kultuur vahelduseks siis teraviljadele. Ja, mis koristusest me räägime? Teravili on küll unustatud juba augusti keskpaigast, aga kartulivaod on alles täitsa rohelised ja kasvavad. Eks kuiv suvi on siin jälje jätnud. Oleme küll testvaod ja esimesed varajased sordid siin noppinud, kuid kartulikoristus sellel aastal lükkub septembri lõpupoole. Just kui kiire aeg on möödas, aga ikkagi läheb töö öö peale. Eks siis paneme siin järgmisel nädalal rõhku pritsimisele, lõpetame külve ja hakkame samme sättima kartulikoristuse peale. Palju edu ja püsige lainel! BASF. We create chemistry.